valida Eesti Laul 2011! Tere tulemast siia Eesti Televisiooni 4. stuudiosse, kohta, mida mina usun küll, et kõik Eesti muusikud tunnevad vähemalt sama hästi kui oma viitesõrme. No ma usun küll. Mina laulsin siin esimest korda siis, kui ma olin 4-aastane. No vot, elus näide on teie ees. Täna õhtul astuvad teie ette 10 fantastilist artisti, kes kõik püüdlevad selles suunas, et pääseda suurde finaali. Finaal toimub täpselt 2 nädala pärast Nokia kontserdimajas ja kõikidel piletihuvilistel soovitan juba aegsasti Ticketprosse või Piletilevisse minna, et mitte piletitest ilma jääda. Ja väga hea uudis on see, et finaalis liitub minu ja Lennaga ka fantastiline Ott Sepp, kes küll hetkel veel tegutseb oma vormi ajastamisega. Ja endal ägedate riiete õmblemisega, kusjuures see pole üldse nali. Nii nagu finaalis, nii ka siinsamas esimeses poolfinaalis on meie esitajate saatus teie kätes, kallid vaatajad. Igal esinejal on oma telefoninumber ja SMS-märgusõna. Aga lisaks neile vaatab neid karmi pilgu ja kuulab valvsa kõrvaga ka meie 11-liikmeline kompluspolitsei ehk žürii. Ja nüüd palumegi lavale esimese artisti, esimese lauluga ja telefoniliinid avame alles siis, kui kõik laulud on kõlanud. Eesti Laul 2011 esimene poolfinaal stardib nüüd. Kohe on teie ees lugu number 1. Marilyn Jurman ja Veel on aega. Marilyn Jurman. Sest magusast valust ma joobun, mis meenutab mul kõike see vastu võitlemast ma loobun, sel pole mõtet maha peal. Võib-olla
Aitäh, Marilyn. Vaatajatele tuletan meelde seda, et oma lemmiku poolt saate hakata hääletama siis, kui kõik 10 lugu on vaadatud ja kuulatud. Marilyn, mis sa arvad, kuidas sul läks? No, eks alati võib ju minna paremini, aga oli ju tegelikult väga hästi. Väga hästi tantsisid tüdrukud kõik, Rääkides nendest samadest hästi tantsivatest tüdrukutest, mina ütleks nende kohta imelised graatsiad. Kas äkki tutvustad neid paari sõnaga? No, nagu mul siin paluti siis öelda, meie 6 vallalist tüdrukut on. Lõvide tähtku esindavad siis meil Teele Viira ja Linda Kanter. Siis kalasid esindavad meil Madeleine Teetsov ja Tuuli Rand. Üksik kaal seal on Nele Kirsipuu ja mina olen siis Ambur. Väga fantastiline, väga fantastiline. Esimese poolfinaali laul number 2 võib muutuda Venemaal, aga väga aktuaalseks just märtsikuu kandis siis, kui Miilitsas saab politsei. Siin on Elma Jonesa, kes ei tantsi, on politsei. Siit tulemas uus integratsioonifenomen. Argentiinast on see mees Elma Jonesa, toetamas Bashment King Sound ja Eesti rahvas. Kes ei tantsi, watchin, on politsei. Kes ei tantsi, on politsei. Kes ei tantsi, Estonia, on politsei. Kes ei tantsi, Elma on Jonesa. politsei. See, kes ei tantsi, on poliisia. Piskamäel pidurid ei sobi siia. Tulles kuid, prillid ja pigad. Hulpake karjuge, olge siirad. Teate utasin oses. Su ema leedim uuesti kell. Ja süglatadid kuuleks seda veel. Sest kes see reivi on politsei. Hüppad kinni, pidas mind meil. Ardan alladeta oma dokument. Küsisin, milles on probleem. Kas kirjutab mu tutrele puhenduse? Sa ole ju see majonees. Elina ja su intervjuu TV-s. Ja olen see argentiinlane. Liigutab peeput, olen eeslane. Elma Jonesa. Kes ei tantsi, on politsei. 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 Edasi, paneme edasi nüüd ja Laalea vaikumaks kisub siin, seda pildi karsarise. Keegi ei viisi on suurem kõiges, mida ette kujutan. Seda laulu laulab kogu suubrigaad. Ja pole mõtet falketada, et su muide ei halda mind salaja. Lennart vedi taivas, musa on digivise. Ja kogu Eesti sama tegema peaks. Ja uskonnas politsei mun pidama ei saa. Kosta veel Kukševin sekretäriga. Tähtsukune on kohal, tõmbab kassa terven. Nii et hakka enda pepu liigutama. Mis sul viga on, mis sul viga on. Esta es un clásico, directo pa Eurovisión. El que no baila es un policía. Rata cobarde y hortiva. Kes ei tantsi, on politsei. 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 Pepo, 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 politsei. Applausi! Niko, kuidas sinu poole pöörduda? Kas päris nimega või võib öelda ka Elma Jonesa sulle? Doctor Mayonesa, palun. Doktor lausa. Yes, you know that I study a lot of time, doctor, medicine. Ja kuidas just, miks just Elma Jonesa? Miks majonees? El mayonesa es minu nimi, when I was Väike poiss, minu naabruskonn in Argentina, tercer barrio nime, Manuel Mendoza. And in my jalgpall soccer team, they call me because of my ugly hair, you know.
I don't go to the Juksur. Aga Niko, mul selline küsimus, et nüüd, kui sa siin Eestis rohkem tegutsed, et kas sa oled mõelnud midagi eestipärasemat oma artisti nimeks võtta, näiteks El-Kama. El-Kama, jah. Kama on Eesti rahvustoit. El-Kama, but I think that could be good like Põltsemaa sinep. Jaa. Põltsemaa sinep sobib El-Majonessale. Aga me jätkame artistidega, kes pole küll Eestis sündinud, aga see-eest lisavad rohkelt vunki just nimelt Eesti popmuusikale. Teie ees on kohe laul number 3, Victoria ja Baby Had You. lemmikute telefoninumbrid, aga arvestage, et hääletama saab hakata alles siis, kui kõik lood on vaadatud. Victoria, Eurovisiooni lõppvõistlus toimub sel aastal Saksamaal Düsseldorfis ja ma tean, et sina oled Düsseldorfis mitu aastat elanud ja töötanud. Oskad sa kirjeldada natuke paari sõnaga Düsseldorfi? Minu meelest Tallinn on ilusam. Aga teine asi, mis isegi meil on sarnane sinuga, on see, et me oleme maha sõitnud kilomeetreid ja kilomeetreid mööda Saksamaa kiirteid. Tead sa, milline on kõige pikem distants, mis sa autos mööda Saksamaad läbi oled sõitnud? Düsseldorf, Köln, Hamburg, Frankfurt. Ma arvan, et 1000 kilomeetris. No 1000 kilomeetrit on päris kõva sõna. Järgmised noormehed on Eesti Laulu konkursi tarvis teinud läbi kõige suurema imago muutuse. Siin on poolfinalist number 4, Noorkuu Be My Saturday Night. Noorkuu.
down, you wanna take my Saturday night. You said I must get out of your sight. I know I must stay cause of my life. Hanging with the stars, but we don't need it. We are just going to say hello for the moon. Pride in chips, expensive, fancy cars, what's up? Hey, beat it. Let's go out, I'm gonna dance all night with you. Poisid, ma pean kohe küsima, kus te sellised läikivad mantlid saite? No, eks ikka lasime õmmelda, et ennem sai siin purdasid lapatud mingi viimase paari aasta jooksul, mis need moed on olnud ja Ženja Fokini saade on meil repertuaaris nii otsesaade kui ka kordussaade, pluss veel pärast lindist üle vaadatud. Ja mis meil veel oli? Fashion TV. Nii et te olete asjaga täiesti kursis. Ja see lavaline show muidugi ei ole selline, mis teil tavaliselt on, et kes teil selle koreograafia välja mõtles ja kas nägite palju vaeva, et siuke tants? Mõtles üks meie tore sõber, inimene nägime vaeva päris mitu päeva. Noh, ütleme nii, et oli raskemaid hetki, oli kergemaid hetki, aga usun, et igati väärt kogemus. Aitäh! Nüüd aga kutsume lavale Eesti Laul 2011. Esimese poolfinaali võistleja numbriga 5. Tütarlapse, kes sai superstaariks juba 16-aastaselt. Siin ta on Jana Kasklooga Don't Want Anything. Jana Kask. Baby, I can be the
day. Step on my way. Hear the beating of my heart. I don't want anything at all. Breathe me out, I breathe you in. I feel that everything's so wrong. 'Cause love's the only thing we need. I wanna feel, 'cause together we can make it real. I don't want anything at all. At all. Yeah, I don't want anything at all. Breathe me out, I breathe you in. I feel that everything's so wrong. 'Cause love's the only thing we need. I wanna feel, 'cause together we can make it real. I don't want anything at all. At all. I don't want anything at all. Breathe me out, I breathe you in. I feel that everything's so wrong. Love's the only thing we need. I wanna feel, 'cause together we can make it real. I don't want anything at all. Suur tänu! Üritame nüüd teada saada, et kes on üldse Jana Kask, sest et Jana, see lugu, mis sa täna siin esitasid, on oma stiililt hoopis teistsugune kui näiteks sinu esimene sooloplaat. Et milline siis on õige Jana Kase stiil? Ma arvan, et see, mida sa praegu nägid ja mida te nägite, ongi päris Jana Kask. Väga tore, aga teine küsimus veel puudutab sinu stiili. Sa näed ääretult kena välja selles Aldo Järvsoo disainitud kleidis. Aitäh! Aga ma tahtsin küsida, et taaskord ma olen siin näinud ka hoopis teistsuguses rõivastuses, hoopis ütleme karmimalt riidest teinekord, et milline on õige Jana Kase riietumisstiil? Seda ei tea kunagi, vaata, see sõltub tujust ja ilmast ja mitu põhjust. Okei, aitäh sulle! Aitäh sulle! Pooled poolfinalistid on kuulatud ja vaadatud, on aeg teha tutvust meie žüriiga. Poolfinaali žüriisse kuuluvad muusikakriitik, kes on kuuruks kõikidele teistele Eesti muusikakriitikutele. Tõnis Kahu! Muusikakriitik, kes teab peast kõiki maailma muusikastiile ja neid võib olla kokku vähemalt 10 000. Valner Valme Postimehest. Lauljanna ja laulukirjutaja, kes suudab magamata olla 15 ööd järjest. Loomulikult Ines. Peatoimetaja armastatud raadios, mis mängib ainult Eesti muusikat. Ove Petersel Elmarist. Mees, kes jagab matsu ja omab arvamust iga asja kohta maailmas. Olav Osolin. Muusikaõpetaja, kes kuuleb välja iga vale veerandtooni. Mare Väljataga. Lauljanna, kes elu seeski pole eksinud ühegi veerandtooniga. Birgit Õigemeel. Helilooja, kes on ühtviisi hästi kodus nii popis kui klassikas. Tauno Aints. Maailma suurima plaadifirma esindaja Eestis, Leen Kadakas Universalist. Muusikaprodutsent, kelle sound on moodne nagu diskopall. Karel Kattai. Ja bassimees, kelleta Ultima Tuule kõlaks kui hiire piiks. Raul Vaigla. Kui oleme kõik laulud ära kuulanud, panevad žürii liikmed punktid kirja ning me avame telefoniliinid hääletuseks. Seejärel liidame žürii ja publiku punktid kokku ning saamegi teada need 5 õnnelikku, kes võistlevad 2 nädala pärast Eesti Laul 2011 finaalis. Meil on aga tänane esimene poolfinaali alles poole peal, nii et ma arvan, et jätkame. Läheme edasi lauluga number 6. Esitajaks on Kait Tambra ja loo nimeks Lubadus. Kait Tambra.
poolsed aknad, saad oma toal, saad oma toal. Kuu ja tähed taevas, siis on lähemal veel kui kunagi. Kui neid ma sulle siis alla tuua, kord lubasin. Päikse kullamaane, ma ootan sind, ma ootan sind. Päikse poolsed aknad, saad oma toal, saad oma toal. Kõik, mis sulle siin kord andmata jäi, nüüd luban ma. Päikse kullamaale, ma ootan sind, ma ootan sind. Kait, sina oled üks üsna staažikas muusik juba ja ka laulukirjutaja. Oled sa arvet pidanud, et mitu lugu sa oma elu jooksul kokku oled kirjutanud? No ei ole arvet pidanud, aga 3-40 lugu on olemas, jah, mis mul endal meeles on. No, väga korralikult ju. Aga oled sa näiteks ka mõne edetabelilaadse asja koostanud ja oskaksid sa öelda, et mitmendale kohale sa paigutaksid oma tänase võistuloo lubaduse? Ma ei oska kohta talle öelda, aga see lugu on selline, mida ma hea meelega laulaksin ja aga ütle ikkagi üks number. Sellel loole? Ja, et mitmest praeguses selle ürituse kontekstist number 1 lugu. Liigume nüüd Võrumaa meeste juurest Paide meeste juurde, sest just nimelt sealt tuleb meie järgmine esineja. Esineja number 7, Ants Andur lauluga Lapsed ja lennukid. Ansambel Andur. Kõrgel taevas
liiklusummikud, asfaldilapsed, tuled peale, start, stopp ja nüüd siis lapsed ja lennukid. Räägi, mis teema on teil selle tehnika ja liiklusega? Eks ikka see teema, et kõik need laulud on sündinud sellest minu suurest allasurutud kibestumusest, kuna mul võttis nii kaua aega, aastaid võttis aega juhi lubada tegemine. Aga nüüd on käes load? Oktoobris sain, jah. Palju õnne! Aitäh! Ja kes mõtles välja teie bändi nime? Meie bändi nime mõtles välja meie bändi trummar. Ma küsikski, et kui tuleb üks noor artist sinu juurde ja küsib, et mida peaks tähele panema, et oleks hea bändi nimi? See on kohe näost tuleks näha, ma arvan. Et kui sina tuleks mulle vastus, mõtleks kohe, et sinu bändi nimi on Lenna. Väga hea vastus. Aga samas võib võtta šnitti ka meie järgmiselt kollektiivilt. Tuleb võtta lihtsalt ühe liikme hüüdnimi ja teise liikme päris nimi ja saamegi kokku Meister ja Mari. Siit tuleb võistluslaul numbriga 8. Unemati. Meister ja Mari. Aitäh! See lugu on niivõrd lihtne ja kummituslik, et Mari, ütle, mitu korda sa seda lugu juba unes oled näinud? Ausalt öeldes mitte ühtegi, aga sellest Jaani ma näen küll iga unes. Kui romantiline. Aga Jaan, milline on olnud kõige veidra muni, mida sa üldse oled kunagi näinud? Ma võin rääkida küll, see oli hästi huvitav. Kõigepealt ma nägin unes, et ma tegin kokaiini ja siis ma korraga hakkas hästi hea olla, ma olin nagu peokuningas ja kõik läks nagu hästi lahedalt. Aga ja tõesti, aga siis hakkas nagu ära lagunema tasapisi kõik maailm ja siis ma ärkasin ülesse, aga nii ma arvasin. Nii. Tegelikult läheb seal... See veel pikalt ja pikalt edasi. Selge, me pärast saame sellest rääkida. Me räägime sellest hiljem. Jah, 2 laulu on meil vaadata ja kuulata veel ning siis me juba avamegi hääletusliinid. Järgmisena astub üles tütarlaps Sven Lõhmuse hitivabrikust ja ma võin juba ette hoiatada kõiki kaameramehi, et järgmise tantsu ülesvõtmiseks on vaja väga kiireid ja nobedaid näppe. Siin on Keter Jaani Rockefeller Street. Keter Jaani Rockefeller Street. Daylight is fading away.
sükene nunnukene olnud ja täna möllasid mööda neid maju nagu üks tõeline daam. Et kes tegi koreograafia teil sellele etastele? Tantsupoiss Ahto. Väga tore. Ja kaua te harjutasite seda tantsu? No ikka harjutasime iga päev. Mitu päeva? Mitu päeva. Mitu päeva. Aitäh. Ja nüüd Eesti Laul 2011 esimese poolfinaali viimane laul. Kohe on teie ees tükike Trafficut, tükike The Sunni, tükike Bedwettersit ja üks suur tükike Bob Dylanit. Kohe tuleb siit võistluslaul numbriga 10. Outlouds ja I Wanna Meet Bob Dylan. Outlouds. Always thought my life would be a hell of a ride, but I feel I spend most of it sitting on the passenger side. I've been hiding in dark and just watching it play, and then the light's gonna turn back on and I'm old and gray, old and gray. It's gonna be a brand new start. You see my face many times before, now I should show you my heart. Don't wanna see old childhood colors fade away. So the light's gonna turn back on and I'm old and gray, old and gray. kannatust ja saategi hakata hääletama oma lemmikute poolt. Aga Tomi ja Stig, teil on mõlemal väga edukad bändid olemas. Mis põhjusel oli teil vaja tekitada veel üks bänd? Ma ei tea, saatus kuidagi paiskas sõbrad laiali teistesse bändidesse mängima ja siis mingi hetk me otsusime, et peaks koos ühiselt midagi ette võtma ja nüüd võtsime ette ja loodame... Siin te olete. Aga veel väga tähtis küsimus, et juhul, kui te ükskord päriselt kohtuks Bob Dylaniga, siis mida te tema käest küsiksite? Ma küsiks, et... Autogrammi. Anna üks kitarr mul. Okei, autogrammi ja kitarri. Ma arvan, et igati õige küsimus. Aitäh! Tähelepanu nüüd, oma lemmiku poolt hääletamiseks on teil 2 võimalust. Te võite helistada või saata lühisõnumi.
Sõnum saatke numbrile 13011 ja kirjutage sinna oma lemmiku esinemise järjekorra number. Ja helistamisel olge väga ettevaatlikud, sest igal artistil on oma number. Pange hästi tähele, sest hääletus algab 5, 4, 3, 2, 1, nüüd! Hääletada on aega täpselt 15 minutit. Saab veel 12,5 minutit ja jumala eest, kui teil on mõni eriti suur lemmik, siis andke talle lausa mitu häält ja arvestage, et üks kõne või SMS maksab 64 senti. Järgmiseks viib teid Eesti Laulu telgitagustesse mees, kelle kohta ajakirjanik öelda oleks pisut palju. Vaadake ise. Tere! Mina olen Õhtuelu 25 online-toimetaja Leemet Muna. Eesti Laulu konkurss on alati kubisenud skandaalidest ja kõmust. Ka seekordne üritus ei ole mingi erand. Kõik artistid püüavad pääseda Eurovisioonile ja selles sõjas ei piisa ainult ilusast lauluhäälest ja tantsuoskusest. Ent kohe toome kõik räpased üksikasjad teieni. See on vana tuntud nõks, et püütakse kopeerida mõnda maailmakuulsat hitti. Tervist, Kait Tamra, tulge palun siia poole. Nii. Kas teil ei tundu, et see lugu on teie looga kuidagi kahtlaselt sarnane? On küll. Nii et te kinnitate, et te viksisite selle siit maha? Absoluutselt, jah. Kait Tamra plagiaat paljastatud. Hei, hopapareid. Ma ei teagi, mis siis öelda. Ants Anduri poisid teevad halva mängu juures head nägu. Anonüümse allika sõnul on Jaana Kask püüdnud mitmel moel takistada Ants Anduri võidukäiku. Jaana Kasele ei mahu vähe, et Ants Anduri poisid on temast ilusamad. Ei, raisk, võtame uuesti selle. Jaana Kasele ei mahu vähe, et Ants Anduri poisid on temast andekamad. Miks te teete selle kurva mängu juures head nägu veel? Jõud on üle. Aga ütle, miks sa Ants Anduri poisse vihkad? Ma ei vihka mitte kedagi. Ma armastan kõiki. Ja sind ka. Uus kuumbaar. Usaldusväärse allika sõnul on Keter Jaani maksnud suure summa raha inimestele, et nad tema poolt hääletaksid. Ise kutsub ta neid inimesi sõpradeks. Kas te teete oma sõpradele kingitusi? Teen ikka.
Mis summa ulatuses? Ma ei oska öelda, eri summades on neid olnud. Mis te arvate, kas sõbrad hääletavad teie poolt? Ma usun küll. Getter Jaani ostab hääli. Tundmatud inimesed on alati üritanud kuulsuste turjal kuulsusele ratsutada. Näiteid on palju. Näiteks ajakirjanduse lemmiku Evelin Ilvese tuules üritab kuulsusele ratsutada Toomas Hendrik Ilves. Eve Kivi näiteks on aastaid kasutanud läbilöömiseks superstaar Dean Reede nime. Nüüd on samale teele läinud Stig Rästa Outlawsist. Kes on see mees, kellest su laulul räägib? Bob Dylan. Stig Rästa kasutab Bob Dylanit julmalt ära. Nagu selgub, on lahingus kohta ka romantikale. Imekaunis Victoria on südamed põksuma pannud nii noorgu poistel. I wanna make it up, I wanna make it up, I wanna make it with Victoria. Kui ka kuumaverelise argentiinlase El Mayonesa südamed. Victoria, if I had you, mi amor, te agarro minu arm, hermosa, preciosa, vaga y luz en la calle, la rubia, diosa, yeah, Victoria, Victoria, ¿qué pasó? Te amo un corazón para vos, Ent kumma valib Victoria? If you have a choice between 5 Estonski Kariachi Barni and one very energetic Latino guy, which one do you prefer? I love both because I love different guys. Victoria tahab kõiki mehi. Pseudonüümi meister all üles astuv Jaan Tätte poeg ei pea paljuks kuulsuse nimel solkida palavalt armastatud Unematit ja määrida tema ausat nime. Unemati, tule paneme tatti, on ainult üks võigas rida sellest läbinisti ropust laulust. Miks te pilastate seda Unematit? Ei pilasta üldse ju. Või kust otsast see pilasta see moodi on? Sõnatu. Mis... ilgelt piinlik. Aga kumb teist see Jaan Tätte poeg on? Mina olen Jaan Tätte poeg. Võta teda, tule sinna ära. Jaan Tätte pilastab Unematit. Paljad rinnad tõmbavad alati tähelepanu ja tagavad edu. Noor näitleja Marilyn Jurman on oma tisse välgutanud juba mitmes Eesti filmis. Mina olin siin, Soovide puu ja Pangarööv. Kas see kordub ka Eesti laulu ajal? Kuula, mina olen Leemet Muna. Tere, Leemet Muna. Kas sa saad mulle natukene intervjuud anda? Nii, kuhu ma annan seda intervjuud? Ütle, kas sa kavatsed ka Eesti laulu ajal tissi näidata? Ei. Marilyn Jurman tisse ei näita. Kes lööb läbi selles ebaausas ja skandaalidest räsitud lauluvõistluses, seda näitab juba lähitulevik. Ainult parimatest parim pääseb Eurovisioonile. Leemet Muna, õhtuelu25.ee, online toimetaja. Leemet Muna, rasvased intriigid jõuavad teieni ka nädala pärast Eesti Laulu teises poolfinaalis. Aga esimese poolfinaali hääletamise lõpuni on jäänud aega täpselt 7 minutit. On aeg võtta kokku žüriipunktid. Iga žürii liige hindas 10 laulu 10 pallisüsteemis ja meie oleme žüriipunktid nüüdseks kokku liitnud ning näitame teile kohe 5 žürii lemmikut, aga juhuslikus järjekorras. Need on siis need laulud, mis pääseksid finaali, kui hääletaks ainult žürii. Vaatame. Outlaws! Järgmiseks Victoria! Getter Jaani! Jaana Kask! Ja viimasena žürii häälte järgi Ants Andur! Aplaus! Mõne minuti pärast liidame rahvahääletuse tulemused ka žürii omadega ja siis saame teada need 5 laulu, mis siis päriselt 2 nädala pärast Eesti Laul 2011 finaalis osalevad. Aga Ove, kas sinu jaoks oli žürii pingerivi üllatav?
Ei, mitte eriti. Selge on see, et žüriis on ka kõik erinevad inimesed ja need arvamused on hästi subjektiivsed ja lähevad tõenäoliselt suuresti lahku. Aga ei üllatanud. Aitäh! Olav, kas sinu lemmikud on siin žürii nimekirjas sees? Ja minu lemmik on täpselt pandud režissööri poolt minu taha. Ja ta on seal žürii praeguses nimekirjas, mis on küll suvaline, on esimesel kohal, aga Outloud. Väga hästi, aitäh! Mare, kes sind täna üllatas? Tõtt öelda, mind üllatas ka see kõige viimane number. Outlouds. Miks? Kõigepealt see, et mul oli võib-olla kodutöö selles suhtes tegemata, et ma kuulsingi neid esimest korda siin ja täna. Aga sellega, et Stig Rästa tegemistest ma tean rohkem kui laulu loojast, aga väga sümpaatne artist. Aitäh! Väga. Birgit, mitut tõeliselt head laulu sina täna õhtul kuulsid? Ma arvan, et 50% nendest lugudest olid tõeliselt head ja ülejäänud 50% olid head. Ja kes sinu lemmik oli? Kelle sina pöialt hoiad? Ma ei tea, kas kahjuks või õnneks ma pean tõdema, et samamoodi Outloudsile. Tauno, aga kas sind üllatab žürii edetabel? See edetabel on üsna samasugune nagu minu tabeli ülemised 5 kohta. No, siis läks ju hästi. No, mulle ka tundub niimoodi, jah. Aitäh! Leen, mis sa arvad, kui palju erineb rahvamaitse žürii omast? Ma ei tea, ma ei oska seda tegelikult ette öelda, et samas siin žüriis on nii palju erinevaid inimesi ja kindlasti hääletab ka hästi palju erinevaid inimesi, et see võib, ma arvan, isegi täiesti kattuda. Et see, ma ei oleks imestunud. Vaatame ja kohe varsti näeme. Karel, kuidas sulle tundub, kas siin tänase nende 10 loo hulgas oli ka mõni selline, mis võiks kinni panna suure Eurovisiooni lauluvõistluse? No miks mitte, jah. Võib-olla Victoria. Näeme. Raul, kas sinu lemmikud said siia žürii parimate nimekirja? Ütleme, et 2/3 said. 2/3? Läks hästi. Läks hästi. Aitäh. Tõnis, kas tänased esitused üllatasid sind ka või olid need pigem suhteliselt etteaimatavad? Esitused, ma hindasin nagu laule rohkem ja lauludest, et kui minu lemmik oli Keter Jaanis, ma ei usu, et Sven Lõhmus kedagi väga üllatab. Teda on enne ka valitud, aga ta oskab teha dramaatilisi poplugusid. Õige. Mulle sobis see. Valner, kui palju oli siin täna selliseid lugusid, millel on üle-euroopalist hitipotentsiaali, mis sa arvad? Umbes pooleks, aga kas praegu veel saab helistada või? Praegu? Siis Elma Jonesale võtke kõnesid. Ja mul on hea meel, et Sandur on sees ja Keter Jaani pärast samuti. Meil on aega jäänud ainult 2 minutit veel hääletuse lõpuni ja vaatame kiirelt veel tänased laulud üle.
Veel viimased kõned ja SMS-id kohe-kohe mõne sekundi pärast. 15 sekundit täpsemalt on aega hääletuse lõpuni. Ja sageli on ju just niimoodi, et need kõige viimased telefonikõned ja SMS-id loevad kõige rohkem, nii et helistage ja sõnomineerige. 5, 4, 3, 2, 1. Aeg on kinni! Põnevus kasvab. Andke nüüd meile veel mõni hetk aega tulemuste teatamisega, sest enne tuleb need üle kontrollida ja žüürii omadega kokku liita. Nii nagu žüürii punktidki taandati teie, kallid vaatajad, punktid skaalal 10-1 ja kõige populaarsem lugu saab siis 10 punkti, järgmine 9, siis 8 ja nii edasi ja edasi. Me räägime vahepeal Inesega. Jah, sest Ines jäi meil enne vahele. Just. Ines, kas täna oli siin mõni selline lugu, mida kuulates sa tundsid sellist suurt kadedust ja mõtlesid, et sa oleks tahtnud ise olla hoopis selle loo esitaja? Jaa, tundsin kadedust. Nii, kas äkki ütled välja, mis see oli? Kes see oli? Ühte lugu ma olen juba väga palju esitanud ka, sest osad lood nendest jäävad lihtsalt kummitama ja ühte lugu olen ma niikuinii kogu aeg laulnud, see on Victoria lugu, ma ei tea, miks see jäi mulle külge, aga mida ma väga tahaks laulda, on Out Loudsi lugu. Äkki sul õnnestub, sa võid täna nendega kokkuleppe teha. Aga kas žüürii, see top 5 oli sinu jaoks üllatav? Ei olnud üllatav, ainult üks läks minu top 5-st mööda, et selles mõttes ma olen väga rahul. Aga mis sa prognoosid, et kas rahvahääletuse tulemused erinevad žüürii omast? Võivad erineda, et ma arvan ka, et võib-olla El Mayonnaise võiks veel üllatada, et neil on tegelikult siuke väga meeldejääv lugu, et rahvale võib meeldida. Aga mis sa arvad, kas selline asi on üldse olemas nagu eurolaul? Ideaalne eurolaul, kas valemit on olemas? Issakene, ega vist otseselt ei ole seda valemit, aga eks ta peab olema selline esimesel hetkel kohe meeldejääv lugu, et see on esimene tingimus, ma arvan, et sellel konkursil läbi lüüa. Aga mis sa arvad, kas näiteks mõni sinu enda esitatud eurolugudest, näiteks Once in a Lifetime, mis sai suurel Eurovisioonil lausa 4. koha, kas see on ideaalne eurolugu? Eks ma usun, et ta selles hetkes kindlasti, ma arvan, et oli, jah. Okei, suur tänu sulle, Ines. Aitäh. Tähelepanu, minu kätte on jõudnud 5 värvilist ümbriku ja nendes ümbrikutes on 5 finalisti nimed. Helistajaid ja hääletajaid oli kokku meil 22 000, aitäh teile kõigile. Päris korralik number. Ja nüüd on aeg avada ümbrikud ja me avame need täiesti suvalises järjekorras. Ma võtan selle esimese. Võta, väga põnev on. Nii, väga põnev. Esimene finalist 2 nädala pärast Eesti Laul 2011 finaalis on Keter-Jaani. Teiseks, siit tuleb välja ümbrikust, sinisest ümbrikust. Jaana Kask! Ma võtan järgmiseks selle rohelise ümbriku. Vaatame, kes siit meil välja tuleb. Üllatus, üllatus! Noorkuu! 2 ümbrikku on veel avamata. 2 artisti pääseb veel edasi. Out Louds! Palju õnne! Ja nii. Ja nüüd läheb veel eriti põnevaks. Nüüd on meil ainult 1 ümbrik järel. Ma piilun. Näita mulle ka natuke. Võtta. Me juba teame, kes esineb finaalkontserdil. Võtta, ärme veel ütle. Natukene veel kruvime seda pinget. Nii. Finaalkontserdil saate te näha Victoria! Palju õnne! Palju õnne kõigile! Niisiis,
Eesti Laul 2011 finaal toimub 2 nädala pärast Nokia kontserdimajas. Piletid on saadaval sellele sündmusele nii Ticketpros kui Piletilevi müügipunktides üle Eesti. Nädala aja pärast toimub aga siinsamas ETV 4. stuudios juba Eesti Laul 2011 teine poolfinaal. Ja ma usun, et just praegu ongi see hetk, kus me võiks kiigata natukene tulevikku ja vaadata, mis meile järgmine nädal toob või keda meile järgmine nädal toob. Terve järgmise nädala jooksul on võimalik kõiki teise poolfinaali artiste näha ka saates Ringvaade, nii et vaadake kindlasti. Suur aitäh teile tänase õhtu eest. Olge rõõmsad ja kohtume juba järgmisel laupäeval. Tšau! Tšau!